20. jaanuaril selgusid kodanikuühiskonna aasta tegijad. President Alar Karis andis tunnustuse üle Tallinna Botaanikaaias toimunud tänuüritusel. Tänu neile on Eesti fotopärand paremini kättesaadav. Peeter Arro, Tauno Rahnu ja Uno Eiver. Vabatahtlike tunnustamine on edasiviiv jõud ja sageli ongi nii, et see hea ja soe sõna, see siiras käepigistus on need, mis motiveerivad edasi tegutsema. Eesti riigis on inimesed, kes panustavad teiste abistamisse ja mitte ainult Eesti inimeste abistamisse ja samuti ka teiste organisatsioonide abistamisse. Nii et see on kõige üks tähtis, aga siin ei tohi minna ka võib-olla selles mõttes liiale, et riik vaatab, et kõik tehakse vabatahtlikega ära ja siis riik ei panustagi sinna. Nii et, aga vabatahtlikke pole kunagi vähe, nii et alati võib neid rohkem olla. Aga siin tuleb vaadata ka seda, et mingit tööd peab ikkagi olema ka riigi toega tehtud. Vabaühenduste Liit ühendab avalikes huvides tegutsevaid vabaühendusi ja töötab selle nimel, et Eestis oleks mõjus kodanikuühiskond, kus inimesed tahavad, saavad ja oskavad osalemise ja koostöö kaudu ühiskondlikke muutusi juhtida. Me ju kõik tahame, et meie tööd tunnustatakse, olgu see vabatahtlik või vähem vabatahtlik. Ja teiseks, et ka teised, kes võib-olla täna veel ei ole veel panustanud, näevad, et see töö on oluline ja võib-olla siis tulevad ka appi. Kui palju sa tunned, et sulle öeldakse sinu vabatahtliku tegevuse eest aitäh? Mul on tunne, et öeldakse päris palju ja ma ei mõtle selle alla ainult tunnustusüritusi, vaid enne kõike otse. Tänapäeval on eriti mõnus Facebookis, Messengeris nende inimeste hulk, kes kas näiteks annetavad või toetavad või küsivad nõu ja hiljem tunnevad huvi, kuidas sul läheb, aitavad, tänavad, tunnustavad ja ka mingis mõttes muretsevad su pärast, kas sul on kõik hästi. Seda on päris palju, see on rõõm. Ma olen aru saanud enda jaoks, et kui ma tahan midagi teha, siis tuleb asuda tegutsema ja see, kas asub vabatahtlikuse valdkonnas siin kontekstis või kuskil valdkonnas asub tööalase tegutsemiskontekst, on juba järgmine küsimus. Ja teistpidi ka, et vabatahtlik on vabadus hästi kiiresti teha innovatsiooni, hästi agiilselt kiiresti muuta tegutsemisviisi ja see on see, mis mind tõmbab vabatahtlike struktuuride poole. Eelmise aasta väljapaistvamad kodanikuühiskonna tegijad valiti enam kui 800 esitatud kandidaadi seast ja neid tunnustati 7 kategoorias. Aasta vabatahtlikud, vabatahtlike kaasajad, vabatahtliku tegevust edendanud ettevõte, aasta ettevõte, aasta tegu, aasta missiooniinimene ja aasta algatus. 5000 € suuruse preemia sai aasta algatus kodanikuühiskonna sihtkapitalilt. Iga vabatahtlik mingis mõttes mõtleb endale peas välja selle enda tunnustuse ja enda põhjendused, aga väga hea aeg-ajalt on saada samasuguste inimestega kokku ja mingis mõttes aru saada, et see ei ole päris välja mõeldud maailmas, vaid reaalses maailmas ja reaalses maailmas teised inimesed ja ühiskonnaliikmed märkavad su tegevust, tagasisidestavad ja tunnustavad ka siis sulle. Et mingis mõttes on selline väga mõnus reaalsustaju hetk. Tunnustamist korraldas Vabaühenduste Liit koostöös Siseministeeriumi, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Eesti Vabariigi presidendi kantseleiga. Mul on hea meel, et usk vabatahtliku tegevuse jõusse on saanud loomulikuks osaks Eesti elust. Teie aitate seda oma töö ja tegemistega hoida. Aitäh teile, toetame